käsipalli taustaga tüdruk Põlvast. Mängisin Põlvas 10 aastat. Kui mina tulin siia Tabasallu, siis tüdrukud olid 1 aasta koos olnud teise treeneri all. Igal pool mujal on ülekaalus poisid, siis mõned tüdrukud juures, et mul oli siis see privileeg Kerli grupp üle võtta, kus mängisid enamus tüdrukud. Ja kui ma tulin treeneriks, siis kohe ka järgmisena oli, et võiks ju mängida ka. Ja siis ma läksin ka naiskonda mängima ja nüüd ma mängin ja mängin treener. Tüdrukutele hullult meeldib, et on treener, kes mängib, käivad mänge vaatamas. Hullud fännid, mul on fänniklubi kohal. Me oleme hästi ühte kasvanud, et meil on hästi palju ühisüritusi. Hooaja lõpetamised läheme mõne tüdruku juurde grillima. Jõulude ajal käisid tüdrukud minul külas. Meil oli jõululaud, meil olid mängud, meil olid kingitused, et hästi lahe oli. Nüüd on nad juba selles eas, et neil on nii palju küsimusi, et neil on noor treenerist, nad küsivad igasuguseid eluküsimusi, et sa pead olema nagu poole kohaga ema ja poole kohaga treener. Ma hästi palju võtan ikkagi nagu õppust oma treenerist, et oma treener, kes mul oli, Maia Ott Põlvast, oli ikkagi teise ema eest ja et hästi palju harjutusi, mänge tuleb ikkagi sealt ja lisaks siis nagu HC Tallinna filosoofia pealt juurde, et üritan olla ikkagi sihuke nooruspärane, samas nagu sõber, aga samas ka ikkagi autoriteet, et tahan tegeleda selle ühe grupiga nii kaua kui võimalik. Kasutan nad nii suureks kui võimalik. Ma ise arvan, et mina iseenda kogemusest tean, et sport hoiab heal teel. Soovin tüdrukutest kasutada positiivsed inimesed, kes oskavad üksteisega arvestada, sest käsipall on võistkonnamäng. Loomulikult ma ise tahan ennast koolitada veel ja veel, et ma oleks ka nagu tugev treener. Naiste seas on niimoodi, et kui sinu võistkond mängib tipus, siis sulle tehakse ka ettepanek olla näiteks koondise treener. Et loomulikult ma tahaks kunagi sinna jõuda, et kui minu tüdrukud näitavad head mängu, siis näitab ka head treeneritööd minu poolt ja võib-olla kunagi tuleb siis hoopiski koondise treener.